Yeah, she's a supergirl. Anu Saagimi podcast Hea tüdruk. Supergirls don't cry. Saadet juhib Piret Tali. Yeah, she's a supergirl. Saate toob teieni Kiven. Kaasaegsed ja inspireerivad juveeliehted. Ükskõik milline on sinu fantaasia. Selleks sobiva Eestis valmistatud Marmella voodi leiad voodike.ee. Moeviin, kaitstud geograafilise tähise Estonian vodka uhke kandja. Kvaliteet on moes. Tähelepanu, tegemist on alkoholiga ja alkohol võib kahjustada teie tervist. Tere, Anu! Njau! Njau! Ma saan aru, et sa oled täna piimale väga lähedane, sest sa krabised veidralt. Jaa, ma olen piimapakkidest kokku pandud. Et ma olen jõudnud sinnamaani siis, et vanasti on piimavannid, nüüd on raha piimapakkide jaoks. Ma saan aru, et sa ise heegeldasid selle kanga või? Ei, see on jällegi Noora Ail, aga ta katsetas siis erinevaid materjali ja see on tõesti, tead, need turumutid käivad nende Poola turukotid, need triibulised, ruudulised. Just, see on mingist sellisest materjalist tehtud. Pole paha, täitsa mõnus on siin sees olla, ta on piisavalt selline õhuline, lai, aga meil juhtus seal... See oleks peaaegu põlema läinud. Ta ajasid selga ja röögatasid. Ma panin seal garderoobis siis kostüümi selga ja tõesti ma röögatasin, viskasin selle seljast. See oli kuidagi jäänud sinna radika vahele ja kušeti või mis tooli vahele ja ta oli üle kuumenenud, tuli kuum, imeta üles ei sula. Et selles mõttes ohtlik kostüüm. See näeb tõesti imeline välja, ma ütleks, et selles mõttes, et kui seda lugu ei oleks ja seda veidrat krabinatega, siis ei tuleks ju absoluutselt selle peale, et tegu on puhtalt piimapakkidega. Mul oli ka üks vanatädi, tema heegeldas piimapakkidest matte, see ei näinud üldse nii head välja. No, nii, palun väga, see on moes nüüd. Oleme moekad, aga ma tahan jõuda veel enne, kui me edasi läheme, siis läheme korraks tagasi. Oota, mitmes podcast meil täna ongi? 24. ma arvan, see on nagu see sesoon viimane, ma ei tea, kas ja mis saab edasi, kas me kohtume siin veel või ei kohtu. See oleneb teist, armsad vaatajad ja kuulajad, sellepärast kirjutage meile. Oota, mis meil oligi? Skandaal. Tahtsin öelda Anu, et skandaalne. Te võite Anule personaalselt ka kirjutada. Skandaalne@delfi.ee ja kirjutage sinna ja avaldage oma mõtteid, et tegelikult on ju meil metsik patakas küsimusi ja me kuidagi paar tükki jõuame ära rääkida, siis me läheme jälle omale rajale. Aga muidu oleks nagu doktor Noormani nõuande rubriik, et mõtle, kui kaua vanasti pidi ootama, kui sa kirjutasid Noormanile, siis mitu kuud see ajakiri tuli trükist ja sa ikka ei teadnud, kas sa võid selle Maiduga suudelda või ei või. Aga mul tuli nüüd üks kiri siin vahepeal ka, kuna me rääkisime eelmises podcastis kiusamisest ja ma olin ka üks suur kiusaja, kui me tegime ühte teist podcasti siin samas stuudios. Nüüd on Anu paranenud, on hea. Ja sealt tuli ka inimeselt küsimus Merike, jah. Et mis on siis kõige õudsam asi, mida sa oled näiteks mõne tuntud inimese kohta või üldse kellegi kohta öelnud. Sest ma natukene praatasin seal ust, et kuidas me läksime kõik kiima tüdrukutega või kuidas seda öeldakse, no me läksime nagu äksi täis või kuidagi me läksime sellise... 11 ilmselt sütitasite, et läksite... Frantsi või mingi Frantsi seis meil tekkis ja me võtsime tõesti inimesed ette. Ja üks kole juhus oli mul küll siin sama stuudios, et ma ei tea, miks. Ma tean küll, keri tagasi Anu oma seda plaati natukene. Me võtsime ette millegi pärast Laura Põldvere. Ja vaat Priksuga oli selline tore asi, mis mind professionaalses mõttes väga huvitas. Temal olid kuulsad inimesed jaotatud nagu kuidagi 2 või võib-olla oli seal rohkem gruppe, aga oli need, keda ta absoluutselt ei võinud silma otsaski kannatada, need, kes talle väga meeldisid, keda ta austas
ja siis oli muidugi ka see grupp, kes teda jätsid täiesti külmaks. Oota, aga need grupid omavahel üldse kunagi ei muutunud, et need jäidki selleks. Jaa, need olid läbi vihkamine, armastus ja neutraalsus. Need olid läbi selle aja nagu, mis me olime koos, ma juba sain selgeks, et parem kui ma ei võtaks teatud inimeste nimesid suhu. Ja ma ei tea, kuidas see Laura Põldvere meile hambu sattus. Ma pidin vist aga, ma olin ta kutsunud saatesse Hommikusöök Staariga, tahtsin kutsuda. Ja vist mainisin Priksule siin, et ta tuleb ja temal oli just see case käsil tol ajal, et kas ta siis... seal oli veel üks vägivalla teema, oli ka naiste vägivalla teema oli, sest et Beebilõust oli just lahku läinud oma sellest Kalamaja Grahvinnast. Ja kuidagi seal oli see, ma ei hakka seda kordama, sest saade keelati meil ära muuses. No võt jälle näitan, et me läksime täiesti hulluks. Ja sina ütlesid jälle, et ma ütlesin, mehed võivad peksa anda. Aga see oli Grahvinna ütles, et tema on seda, jälle ma lähen libedale ja lihtsalt. Ei no räägi, keskendume. Ühesõnaga, Grahvinna ütles, et tema on vahel kereda ja ära teeninud. Need olid tema sõnad, ma mainisin selle siin ära ja siis nad olid läinudki lahku tegelikult sellepärast, et seal peres oli vägivalda. Ja siis oli just Beebilõust võtnud kuidagi Lauraga kokku läinud, vaata nad. Seda ma ei teadnudki. Ei teadnudki, näe, mida kõik meie saates kuuled. Pärast aastaid hiljem. Ja, et nad kuidagi olid koos ja kuidagi tegid isegi mingid loomingut koos. Ja ma ei tea, miks siis ühele minu saatejuhtidest nii kohutavalt närvidele käis ja läks lahti. Issa, ma ei mäleta, mida me Laura kohta. Ei, no võtsime ikka kõik hakseldasime tükkideks. Ma ei hakka ära detailidesse. Ei, ma ei laskus, me täna läheme Teet Kase balletti muuseas vaatama, kus Laura teeb kaasa. Varvas kingades. Ja ta on seal mingis nukurollis. Ma ei saa seda spoilida sulle. Kurat ja Jumal on selle etenduse nimi ja kujutad ette ja siis ma räägin läbi, segi keegi ei saa aru, mida ma räägin. Ja siis olime siin siis pitchides selle kõik ta ära hakseldanud korralikult, soengud, küüned, no kõik isiklikku, kõik asjad nagu täiesti segased. Ja siis ma muidugi Roosa ja Rõõsa helistan talle. Ei, ta vist jõudis isegi minust ette. Ta kirjutas mulle vist Messengeri ja ütles, et Anu, ma väga tõesti vabandan. Ma ei tea, mis sul hakkas, aga peale sellist sõnavõttu ma kindlasti ei tule sinu Hommikusöögi saatesse. Punkt. Ja ma veel nagu mingisugune tiinekas. Palun vabandust. Hakkasin veel. See ei ole minu süü. See tema hakkas, tema alustas. Mina läksin lihtsalt kaasa. Ma olin natuke liiga palju šampanjat ja hakkasin veel mingit hästi lolli lambajuttu rääkima. Ta isegi ei vastanud mulle. Et mul mõte nüüd sassi ei läheks. Ära sega, ma pean jõudma pointini. Joo šampanjat vahepeal. Selle kullaga. Ma nii raputan kulda ja kuulan, mis sa räägid. ja sellega lõppes. Nii. Järgmine raks oli see, et me tegime nüüd eelmine aasta uuesti kodukäijaid. Selle hästi toreda grupiga siis Juur ja siis Raul ja mina ja me läheme ju kodudesse ja me ju ei tea, kelle kodus me oleme. Aga mina, vana nuhk, ma tunnen ju inimesed ära riiete järgi. No ma olen midagi seljas näinud, kellelgi kingi või mütsi või kasukat või vastuvõtukleiti ja me läheme sinna koju ja ma näen, et me oleme Laura kodus. Mul jooksis vaja täitsa kokku. Ja ma mõtlesin, issand jumal, kuidas ta lubas üldse meid. Ta ju teab, et ma olen kodukäija. Kuidas ta üldse alla kirjutas? Minud oli ju täiesti, ma olin canceldatud ja täiesti mõistetav. Ja olen seal ja enda higi voolab mööda selgroogu alla, sest seal tuleb see grande finaale, kus siis perenaine või peremees tuleb koju ja siis istume kõik selles, teeme rõõmsat nägu. Kuidas ma selle üle elan, selle piinlikkuse momendi, et mida ma teen. Aga minus on üks hästi hea omadus. Sa oskad ilusasti andeks paluda? Just, kui ma olen ikka nurkas sittunud kass, siis ma tõesti nagu võtan kätte ja jube kiiresti, nagu ma lähen esimesena ikkagi, et ta vaevalt jõudis uksest sisse tulla, okei, no kaamerad käivad, no ma pean kuidagi seda viisakalt tegema, ta istus laua taha, nägu punane ees, kust otsast, et ma ei saa ju, see on ju teine saade on ju, ma ei saa ju hakata seal seletama, kuidas ma palun vabandust.
ja siis ma võtsin ikka kokku, ma mõtlesin, pekki lõigaku siis välja, kui ei sobi. Siis ma ütlesin, Laura kallis, anna mulle palun andeks, et ma tõesti käitusin sinuga inetult, ma ei hakanud siis teisi enam süüdistada, lasin nagu pealongu, see oli, raputasin ise endale tuhka pähe ja ütlesin, et ma tunnen selle üle tõesti. Ma tundsin ka päriselt, see tuli siiralt, mul tuli isegi vist nutt silma. See ei olnud teeseldud. Ja palusin südamest vabandust, et see oli nagu inetu tegu ja ta ütles, et ta annab mulle andeks ja see oli tore ja ma olen talle jumalast tänulik ja nüüd me saame jumala armsalt läbi ja siis me tegime selle hommikusöögi ka veel ära ja ma läksin talle koju ja see oli nii äge ja noh, et saab küll, ma tahan, see on nagu näide sellest, et kui sa oled ikkagi mingi käkiga hakkama saanud ja mingi koleduse ära teinud, no astu see 3 sammu tagasi, mis on üks hästi hea asi, on aeg. Noh, tõesti, aeg parandab haavad. Lase sellel asjal olla. Vaata see, et ma kohe hüppasin ja hakkasin seletama talle, et nemad on kõik pahad ja mina tead, ei tea. Kõik joodikud räägivad seda ka, et halvad sõbrad on süüdi. Ja et see nagu ei mõjunud, ta ei võtnud seda tõena. Aga kui see asi annab nagu settida natuke aega, no läkski pool aastat vist mööda, ja siis sa nagu, siis sa oled endas ka kuidagi selgusele jõudnud ja võib-olla mõtled, et miks ma nii tegin. Et ma isegi vist põhjendasin, et enam ei olnud, nagu ma ütlengi, teised süüdi, ma olin ise süüdi, suutsin selle ära põhjendada veenvalt ja ilmselt mu nägu ja kõik olid ikka usutavad. Ja see oli armas hetk, mulle tõesti meeldis kõik ülejäänud muidugi saatetiim ja siis mul teised saatega kõik vaid kui sukad, kõik keegi ei saanud aru. Siis Raul Vaikse ütleb mulle pärast, Anu, see ei ole ju selline inimene, et see ei ole paha ju kuri ja et kuidas juhtus üldse niimoodi, et sa nii jubedalt kellegile ütlesid. Sa ladusid siis kõik välja, mis olid öelnud? Jaa, ma arvan, et see lõigatakse välja ikkagi. Et see oli ikka päris õudne, mis me siin saates rääkisime. Ja teine näide, ma tahan, mis mul just hiljuti juhtus, nagu lihtsam näide, et võib-olla... Sinuga ikka juhtub? Jaa, ma tulin just, hüppasin üks päev trammi, tegin hästi pika jalutuskäigu, mõtlesin, et kõnnin oma mingi 20 000 sammu täis, et panen kuni Kopli poolsaareni välja. Olin Arsenali juures ja järsku vaata, ossa pekk, kell on, ma ei tea, 15 minuti pärast 3, tuli meelde, et issa, mul oli ju maniküüri ja pediküüri aeg kinni pandud laupäevane päev. See ossa raks, mis ma teen. No muidugi ikka jällegi klõbistad ju maniküüri jälle, ütled, et ma jään 10-15 minutit hiljaks. Ja mõtlesin, jooksen, tramm on seal lähedal, et jooksen trammi peale. No oleks võinud ju takso tegelikult. Ma ei tea, ühesõnaga, vahet pole. Jooksin trammi peale, hüppasin trammi peale. Ja esimest korda mina sõidan ju trammis niimoodi, et ma olen ju Tallinna kodanik, kõik teavad, isegi kui ma ei tea, miks ma pean seda kuidagi kaarti sealt tõmbama. Ma olen nii ülbe. Ja siis, aga esimest korda mul nagu saba otsa tunne ütles, sest kuna ma armastan seda Kopli tänavat kõndida, sellepärast ma küsisin, kus sa elad, et ma saaks vahepeal tulla krõbistada sulle akna peale. Ma tean, et nendel on selle pelmeeni putka, sa tead seal trammi tee ära, üks pelmeeni putka, et seal kõrval passivad alati need mupo ja panevad trammi kinni ja siis tulevad kõik, ma ei tea, 4-5 inimest sisse ja siis püüavad jäneseid seal. Ja ma teadsin seda, et seal on see koht tavaliselt ja mõtlesin, et tõmban läbi selle kaardi ikkagi, et vilgutan, et igaks juhuks. Tõmbasin, ma pole 100 aastat seda tõmmanud, on ju. Ei, punane tuli, mingi vii. No ei läinud läbi, ma ei tea, kas see ka vananeb? No ei tea, aga ma lõin käega, mõtlesin persega, mis vabandust. Ei taha mu kaarti, pole vajagi. Ja kohe nii kui tramm pani, põmm! Vaatan, peatust polegi tramm peatatud. Kurat, see verse, nüüd sa oled vahele. Kas kõikide aastatega... Ei, no ma vaatasin niimoodi kõik selle trammi üle. Taavi Rõivast oleks teinud, on ju. Mõtlesin, nüüd ma... hilinemine, eks ole, siis see on ju, nüüd ma vahele, siis mind viiakse sinna natist kinni, sinna bussi, on ju, ja siis mul polnud ju mingisuguseid... ma teadsin juba, mis jama tuleb, sest ma olen nii ülbe ka ju. Ma oleks kindlalt öelnud sellele... Mupole, kas te ei tea, kes ma olen? Ma olen pealinna kodanik. Vaba pealinna inimene. Kas te ei tea seda? Midagi oleks näfanud, täpselt nagu Taavi. Ma tean küll, mis see tunne on, sellepärast ma isegi mõistan seda Taavit. Ma olen ise ka stjuardessidele näfanud mõnikord. Ütlen ausalt, tunnistan üles.
kui ei ole šampanjapudeli asemel tuuakse mulle Prosecco näiteks. Olen nähvanud, jumal, praegu hirmuga mõtlen, et enam nii ei tee, muidu tõstetakse järgmises peatuses maha. Mida nad Finnairis küll mõtlevad, minu arust on pooled inimesed maani täis kogu aeg lend. No vahet ei ole, tulevad siis, muidugi nad kargavad ju siis kõikidest ustest korraga sisse, on ju, tuleb siis sealt minu risti ette, tõmbasin hästi sügavalt hinge, vaat nüüd on õpetus teile inimesed, nii. Tõmbasin hinge sisse ja kohe ründasin ise seda kontrollori. Mis sa talle ütlesid? Kusjuures enne seda ma veel mõtlesin, mul käisid igasugused asjad peast läbi. Ma mõtlesin ka seda, kuidas ma saaks sealt mööda silgata ja lihtsalt mul tosud jalas. Saaks ära põgeneda. Ja tõmban selle üredi kapuutsiga pähe, aga vahet ei ole. Tuli ja ma kohe ründasin teda, ma ütlesin, teate, ma väga vabandan, ma tunnistan kohe ausalt üles pioneeri ausana. Teate, ma tõmbasin seda kaartiga, minu kaart ei läinud läbi, on ju. Et ma ei tea, mis on ju. No räägi, valetadsin. Ta ütles, no proovime siis seda asja siin. No vilgutas, ei läinud tõesti, midagi ta seal siis susserdas, on ju. Ja ilmselt on vana kaart, võib-olla on kellegi teise kaart, ma ei teagi, on ju. Ja siis ma ütlesin, oi, ja siis proovisin ise uuesti ja siis kõik toimis ilusti. Ja siis ta ütles, et ma ütlesin, et mis nüüd saab siis? Ta ütles, midagi ei saa, et tore oli teiega vestelda, te olete nii viisakas inimene. Wow. Et tänu sellele siis ma arvan, et te mõistate, et tegite valesti ja et tore, et sai teiega natuke juttu puhuda. Issand, ma mõtlesin, halleluja, headus päästab maailma. Siis seal trammi eesotsas oli üks üliõpilane poiss ja tema ka rääkis midagi, ta oli vist mobiiliga üritanud tõmmata või teha seal midagi ei läinud ja siis nad hakkasid kuidagi kahtlema, et ta on üliõpilane ikka, et kas ta praegu ka õpib ja talle esitati nii palju koledaid küsimusi. Ma tahtsin talle ka juba appi tõtata, mõtlesin, kuidas ma saaks tema päästa. Oleks kõik oma karma ära raisanud selle päeva peale. Ei, aga nad tõstsid ta välja ja viisid sinna bussi ja mõtlesin, kurb on ju. Aga kuna mul oli kiire maniküüris, ma mõtlesin, et mida kiiremini me liikuma saame, seda parem. Aga ma tahan sellega õpetada seda, et ikkagi, kui sa oled nagu tore ja suu on kõrvuni ja sa oled lahke ja kohe tunnistad üles, et sa oled ilgelt valesti teinud ja oled pisut alandlik, siis need asjad toimivad. Ma arvan, et see, mida praegu inimestele väga palju jutlustatakse, ongi nagu see, et kärenite aeg on möödas, et nüüd on vaja ikkagi olla humble. Et ma arvan, et vahel töötab alati see, et ma räägin oma poistele ka konfliktide puhul astuda 2 sammu tagasi, mitte 4 sammu edasi, sest see ei vii mitte kuhugi. Aga ma ei tea, kas see kõik nagu sedapidi toimib, sest praegu tundub, et inimestele hirmsasti meeldib konfliktis olla. Ja tundub, et see taganemine, et see ei ole nagu nii tore või nii hea või... Ei, taganeda tuleb. Ma sain oma õppetunniga sealt, ma hakkan nagu kerima tagasi natukene, et mul ükskord viidi auto ära, on ju, jumal teab, kuhu ma seal olin parkinud, et ma ise ka ei mäletanud, on ju. Ja viidi ära ja ma läksin sinna, kuhu nad veavad, on ju. See oli tookord, oli seal Tornide väljaku lähedal, oli vist mingi ilge plats oli, on ju. Ja ma läksin nagu tead, nagu õige mees kunagi. Ma olin tõesti vihane, sellepärast, et persse oleks võinud panna mulle trahvi või midagi. See ei olnud selline koht, vaata, et ma oleks kedagi seganud. Lihtsalt oli vale mingi koha. Ma panen trahv ära rahu majas. Aga ei, oli vaja ära vedada. Ma olin sellepärast nagu vihane. Läksin rind laiali ees, sõimasin selle vanamehe läbi. Vanamees kõik kuulas mulle, mul tuli igasuguseid asju suust. Õudne, lihtsalt õudne. Ja mõtleda vaatas mulle niimoodi otsa sellise toreda, natuke kutsu näoga vaatas. Kannatava koera. Ja ütles, teate, ma olen teie nii suur fänn alati olnud, aga te selline fuuria olete. Et see on küll nagu kole. Ja ta ütles veel midagi ja mul oli nii häbi. Mõtlen, issand, siin on minu suur fänn, inimene, kes... mul on neid ju nii vähe, kes mulle head soovivad. Ja inimene, kes hoiab mulle nagu pöialt on hoidnud ja kuidagi, ta ütles veel, et ma olen alati sinu ees seisnud, kui keegi on midagi sinu kohta öelnud. Aga nüüd vaadates teid ühesõnaga. Kuidas sa sellest välja tulid? Kuule edasi. No. Nii, ja siis ma olin nagu, siis ma olin jälle nagu peksa saanud koer ise, on ju. Ja siis mul hakkas nii häbi, kui ta nii ütles mulle ja ma palusin ta käest kohe automaatselt vabandust. Ma ütlesin, oih,
et midagi ikkagi valetasin kokku, mul oli nii kehv päev, mul on juhe koos, loetasin üles, mis oli ka ilmselt, mis asjad mul kõik nässu olid läinud. Grande finale oli siis auto äravedamine nii-öelda. Ja siis ma seletasin kõik talle ära ja siis me sõbrunesime loomulikult ja siis oli kõik toredasti ja siis ma natuke ka istusin seal ja jutlesime ja ma loodan, et ma pesin siis ennast puhtaks. Aga see oli õppetund, see on siiamaani mul meeles, see oli aastaid tagasi. Ja see on mulle jätnud ikkagi selle märgi, et ära lenda peale niimoodi täiel rinnal nagu kotkas ja ära sõima inimesi läbi, sellepärast, et võib tegu olla toreda inimesega. Sind austava inimesega. Aga ma ei usu, et sinna nagu ära vehitud autode parklasse tulevad inimesed, kes ütlevad, et täna on suurepärane päev. Kas me räägiksime nüüd natukene ilmast ja sellest, mida te eile unes nägite või mida te hommikuks sõite? Nad on kõik kurjad arvad. Ja ma arvan, et kõik, kes sinna lähevad, ei ole nagu süda peopesal, et tahaks rääkida mingitest väikestest loomadest ja kirjandusest. Ei ole ju. Et see on ikkagi nagu täiesti midagi muud. Ja ma arvan, et sellise, vanasti sai ju politseile altkäemaksu ka anda, enam ei saa. Kui sa ma ei taha rohkem kuulda, kellele ja millal kiiruse ületamise eest ja kõige muu rikkumise eest. Et siis ma mäletan küll, et mul oli ükskord, ma sõitsin hommikul vara välja kodunt, oli ilmunud just kroonika, kus mul ilge pasalugu oli must kirjutatud kokku tõesti. Sõitsin ja mul pisarad voolasid. Ja me sõitsime seda maantet sinna risti poole ja muidugi mul oli jalg ikka korralikult tuukrisaabas oli jala põhjas, peatas kinni, halleluuja tõesti nagu ja siis kerisin akna alla ja ütlesin, tere Anu siis, teate ka, mis tegite, vaata tunneb kohe ära. Aga mul olid tõesti silmad märjad, ma ütlesin, vaadake ise, mis minuga on tehtud. Ma olen ribadeks istunud, mul on tõesti, ma olen täiesti endast väljas. Politsei ütles, te ei tohiks üldse sellises meeleolus sõita, et olete nii ärritatud. Pandi sind rahunemisboksi? Ei pandud, ei. Ja siis ta mõistis mind, ütles, see on kole lugu küll, jah, tead, ta oli juba lugenud seda. See oli jube lugu küll. Ja ma ütlesin, ma ei tea kohe ja siis ma hakkasin kurtma talle ja siis ta ütles niimoodi, et rahune ja ütles ka, rahune maha nüüd, võta rahulikult niimoodi. Nagu psühholoog tegeleb. Eesti politsei võimekus oli kõllatav. Ja see oli armas, ta rahustas mu nagu maha ja siis ma olin talle ka selle eest tänulik, et ta tõesti ei teinud mulle trahvi ja pigem nagu natukene noomis, aga samas nagu see oli rohkem rahustamine. Et ma sain sealt siis rahulikult ja ma tõesti olin hästi, ma sõitsin 50 Saaremaale ausõna. Ja teinekord ma pean ühe asja veel ütlema, Saaremaal Muhus pidas mind ka üks politseinik kinni, ma tegin seal naljakaid kurve selle liival, mis muidugi kõige õudsem oli, mul oli poolik veinipudel oli enda kõrval. Ma olin ainult ühe klaasi joonud, ausõna. Eestis ei ole 0,5 lubatud. Ja ma akna lahti tegin, siis ta ütles mulle, Anu, teie, pudel on seal kõrval. Ma kujutasin ette, kui ma selle akna lahti tegin, vuhselt tuli seda lõhna veel on ju. Ja siis ta ütles, Anu, ma vaatasin teie viimast saadet, ma ei mäleta, kas see siis oli mingi ekskursioon või mida me tol ajal tegime Kenniga, et see oli küll kole, teate, see oli jube. Te käitusite nii inetult selle vana inimesega, ma käisin vist mingis vanadekodus käisime ja ma olin pannud sidunit, kui ma selle inimestega rääkisin, olin salli sidunud nina ette, tol ajal veel ka neid. Ta ütles, see oli väga inetu teist, ja siis ta noomis ja noomis. Ma mõtlesin, lõin kogu aeg nagu risti ette ja mõtlesin, noomi, jumala pärast, ise nagu sätin üle selle niimoodi, et siis ta sai mu läbi noomida, siis ma ütlesin jällegi, ütlesin, ma mõistan teid ja ma luban, et ma oma saates ei käitu inetult enam, et ma olen korralik. Istu, 5, tubli. Ütleski tubli, palun. Et ma olen nagu saanud selliseid epistleid inimestelt ja see nagu tore, et nad julgevad öelda, et nad nagu... Nad ei karda sind. Ei karda, jah. Ilmselt see ikka nagu päris bitch ei ole nende jaoks, et kui nad tahavad sulle üles tunnistada asjad, mis neid häirivad. Just, ja ausalt ütlevad ja olen teid kuulda võtnud ja see on teinud minust parema inimese, et ma ei joo enam, kui ma sõidan. Kui ma sõidan, mulle meeldib see klausel. Aga see on ka minu arvates algatuseks täitsa hea. Ja ma ei sõima inimesi enam siis, kui ma ise olen mingi käki kokku keeranud.
jah, see on väga tänuväärne. Laura oli muidugi viimane. Praegu ma mõtlengi, et kas mul peale Kas sul on veel midagi nagu sellises pihitoolis, mida sa saaks kõik ära rääkida, et ma saan aru, et sa arvad, et sa ei ole piisavalt hea laps, et siis et ma võiks praegu jah mõelda, kellelt ma täna siis meie selles on meil kolmas hooaeg või? Kolmanda hooaja lõppu saada. Viimases saates võiksin kellel kõikidelt andeks paluda, kellele ma olen ülekohut teinud. Kas mina olen nüüd issand jumal ja ütlen, et Anu, sa oled kõik oma patud andeks saanud. Mine jumala rahus, mu laps. Just. Et praegu ei tule meelde, aga kui teil tuleb meelde, et ma olen käitunud inetult. Ära kutsu kurja välja. Ei, ma ei kutsu, sa tahad seda pigem, et inimesed tuletaks meelde, kuidas sa oled hästi käitunud. Jaa, aga võib-olla see ei ole nii huvitav või? Ei, võib-olla see paneb, ma räägin, et ma olen nendest episoodidest ise nii palju õppinud, et see on teinud must parema inimese, et ma olen käitunud valesti, ma olen komistanud oma elus, teinud vigu ja siis, kui ma olen kui mind on viidud selle mõistmiseni, et ma olen sellest ka päriselt aru saanud, siis ma arvan, et see on mind tohutult muutnud. Jaa, et ma ei tee täna enam selliseid intervjuusid näiteks, kus ma kohe mõtlen, et ma teen Piretiga nüüd intervjuu. Ma lähen ja sorteerin koguda selle mineviku sealt välja, midagi ma ikka leian. Ma tahaks teada, mis sa leiaks. Jätame selle intervjuu tegemata ja midagi leiad. Ikka leiad, kui sa tahad. Ja ma ei tee seda, et ma nagu ei tee seda. Ja vahel, kui tegelikult ma tean kirjanike puhul on ikkagi see reegel ka, et kui me nüüd kõik teame, oletame, et me läheks Taaviga nüüd intervjuud tegema või Luisaga, jomma-kummaga, eks ole. Varsti nad teevad sulle ise selle ettepaneku. Ei, Luisaga ma tegin intervjuu, me oli väga tore oli, ta isegi vist ei palunud mul sealt midagi välja võtta, sest mul on ka see reegel, et ma iga kord ütlen inimesele, kui sa oled ebakindel, siis ütle mulle palun, et kui sulle tundub pärast, kui sa oled koju läinud, et okei, ma ei oleks pidanud võib-olla selle lastest midagi rääkima või sellest koera mingitest eripäradest, siis ma võtan selle välja, et ma ei pea seda panema sinna iga hinna eest sisse. Seda ajakirjanik ei tohiks praegu muidugi niimoodi öelda, sest sa peaks tahtma paljastada, rebida, tuua valguse kätte, skandaale, enneolematuid tunnistusi, paljastusi. Selle nimel ju kõik ajakirjanduses töötavad. Just. Aga siis, kui oletame, et ma teeks nüüd Taavi või Luisaga intervjuu, siis ma tean ajakirjanikuna, aga ma ei saa ju rääkida seal roosiaiast ja ma ei saa rääkida tema imekaunist kostüümist ja toredastest lastest. See elevant seisab seal keset seda stuudiot või siis seda tuba, kus me siis seda teeme ja ma pean selle välja küsima. Nüüd on see tema enda asi, kuidas ta sellele vastab. Aga mul on hästi hea, jällegi ma ei tohiks sellist asja välja rääkida, on ju. Et ma alati imestan, et enda puhul ka, et me ajame segamini kuidagi ühe väga lihtsa asja. Mu vastas istub ajakirjanik, sa oled tulnud minuga intervjuud tegema. Sa pead minust ka kookima midagi välja, mida kõik räägivad selja taga, aga terve linn teab. Ma ise ka tean. Sa pead selle must välja rebima. Ja sa küsid selle küsimuse mult ära. Ja sa ei vasta tõenäoliselt mitte midagi. Ma ei hakka isegi keerutama. Ma peaksin ütlema, vabandust, ma sellele küsimusele hetkel ei vasta. Muidugi siis intervjueerija, ta peab 4 korda vähemalt küsima seda erinevates variatsioonides on ju seda küsimust. Siis tuleb ikkagi vastata, vabandust, aga me võime selle intervjuu ka siin kohal lõpetada. Ja ma nüüd tõusen püsti ja ma lähen ära. Et see on nii lihtne ja mitte kunagi, mitte keegi seda ei tee. Mina kaasa arvatud. Nagu loll lammast hakka määgima. Kõigepealt ma oskan ära öelda. Ma ütlen, sa küsid mu käest midagi. Lähme järgmise küsimuseni. Jaa, et lähme, et ma ei taha sellest praegu rääkida. Ja saad aru. Ja siis tegi mingi sekundi murdosa vist veel ajakirjanik midagi küsib. Ja siis sa hakkad ennast õigustama. See tuleb alati, ma ei saa sellele piiri. Ma ikkagi hakkan sellele küsimusele kaudselt vastama. Et see õigustama, see ei olnud ikka nii ja tegelikult põhjus oli see. Ja räägid kogu loo ära lõpuks. Jääks nüüd vait, kui ma ütlesin, ma ei taha sellest rääkida. Ei, sul nagu istuks nagu mingisugune Rooma paavst või ma ei tea, pihiisa istuks su vastas, et sa pead selle ära rääkima. See on täiesti, ma ei tea, kas
mõnel inimesel on see võime kuidagi sind ära hüpnotiseerida või ma ei tea. Mõned suudavad seda teha, Just. mitte just sellega, et nad lajatavad sulle küsimusega otse vastu pead, aga ilmselt tekib usalduslik olukord, inimene saab aru, et ta kunagi peab seda nagunii rääkima või aeg-ajalt ka piisab sellisest küsimusest, mis läheb kaugema kaarega ja inimene, lõpus see asi on ikkagi nagu selline, milleni ta tahab ise välja jõuda. Ja mina olen eluaeg arvanud, et intervjuude puhul peab inimesel alati võimaluse jätma ise ennast lolliks teha, miks mina pean sellega vaeva nägema või mingi muu olukorraga samamoodi, et kokkuvõttes saab ju, see ei pea olema gladiaatorite võitlus, see võib olla ka voolavam ja sujuvam suhtlus. Moeviin, kaitstud geograafilise tähise Estonian vodka uhke kandja. Kvaliteet on moes. Tähelepanu, tegemist on alkoholiga ja alkohol võib kahjustada teie tervist. Aga mis sa sellest Luisast siis teada said või saanud või millal see oli? Seda ma küll ei lugenud. Mis mõttes Luisast teada sain? Ei, selles mõttes, et see intervjuu oli millal siis või millal see toimus siis? Luisast? Siis kui ta Riigikokku kandideeris. See oli ammu. Ta on varasemad ära öelnud. Loomulikult ta tuli siis, kui tal oli see enne valimisi. Aga meil oli, ta natuke kartis mind. Issa, ma tuleb Luisaga üks lugu meelde. Oh my god. Muidugi ta ei tulnud mulle ühelegi intervjuule, kui ma enne olin palunud. Mis oli ta kusagil sõelapõhjaks? Oh jumal, issa, mul praegu tuleb meelde. Ma ju olin ta täiesti sõelapõhjaks teinud. Issa, ma hakkan ennast tundma juba nagu Mihkel Kärmas. Saagi pihitool. See oli ju, issa, ma ei mäleta, kas ma olin elu 24 siis vist juba ja no siis oli ju eriti tavaks veel, kui oli presidendi vastuvõtud või ükskõik mis vastuvõtud, see riiete kommenteerimine. Ta vahepeal vist võttis juurde palju või? Ei no ma olin ju põhipitš jälle seal, no panin, lajatasin, no mis ma siis kirjutasin. Ta tuli vist üldse, Rivas oli vist kuidagi, nad olid nagu veel nii noored ja just tulnud kuidagi sinna poliitikasse ja esil ja nii kuidagi, muidugi Luisa oli just võitnud selle, ta oli ju Superstaari saates ka, ta ei võitnud, jäi vist teiseks. Jah, ta ei võitnud. Ja siis kõik oli nii ja kõik see värske armastus ja tulid sinna presidendi vastuvõtule ja siis Luisa oli selga tõmmanud sellise kohutut šoki. Ma mäletan seda. Kui sa ütled, jaa. Kohutav šokk. No lihtsalt, ma ütlen täna ka, et see on kohutav, ma ei tõesti, Ja sellest piisas, et... No eks ma seal paar lauset kirssi panin veel, eks ole, ja lihtsalt muidugi piisas, mina ka solvuks, kui keegi ütleb, et Anu tuli nagu see kohvikannu soojendaja, nagu piimapakk tuli täna siia. Turukott oli see, mitte piimapakk. Turukott tuli kohale, ma olen seal kuskil suurel galal, muusikaauhinnad või kus neid toppe tänagi tehakse, on ju top 10 ja enam seda top... Need on palju leebemad. Ja väga leebed ja enam ei ole seda, meil oli eraldi rubriik 2 jalaga ämbrisse. Saad aru? Praegu on need olnud lihtsamad, et saaks ka paremini või keskmised ja see on nagu kõik on väga võugiks läinud. Ikka teeks haiget, ikka teeb haiget ja mina ei läheks sellise intervjueerija juurde, miks ma peaksin minema temaga hommikusöögile kui ta lihtsalt on halvasti öelnud, et mulle meeldis tookord mu kleit, ma tegin seda sellepärast, et see oli, ta seletas mulle hiljem selle ringi. Nii jällegi mina istun siis Luisaga intervjuul hommikusöögil ja ketrab mul jälle peas, ma ütlen, issand jumal, mul tuli siiski järsku ma olen ju talle ka kehvasti öelnud. Nii, vahin Luisale otsa. Nagu jälle punane peas, ütlen talle Luisa kallis. Me jõudsime ka kuidagi mingile sellise jutuga, ma kohe esimese asjana ei palunud vabandust. Me jõudsime juba midagi rääkida, aga jõudsime ikkagi sinna kiusamise juurde ja kiusamisvaba Eesti, ta kuulub sinna. Vot see teema tuli. Ja nii kui ta seda ütles, nii mul tuli see šokk silme ette, millest ta oli. Triibulin. Ei, see oli ilus kirjadega. Ja siis ma ütlesin, issand jumal kiusamisvastane, Luisa, kas sa mäletad, kuidas ma ikkagi sulle põrutasin? Ta ütles, loomulikult Anu, ma mäletan seda väga hästi. See tegi mulle väga haiget tookord, sest ma toetasin ühte noort moekunstnikku, kes oli just püünele tulnud ja siis korraldanud seal Pärnus vist mingi moeshow ja pärast oma asjad müüki pannud. Ma tahtsin teda toetada, ma ostsin selle kleidi ära ja ma tahtsin seda ka kuskil hiljem näidata. Ja selleks oli suurepärane võimalus siis presidenti vastu võtta, ma panin selle selga.
ja ma olin ise väga uhke selle üles, väga rõõmus ja üleüldse me olime Taaviga väga rõõmsad tookord ja me olime armunud ja meil oli kõik nii tore ja et see tegi mulle väga haiget, ta ütles. Ja mõtlesin, ma mõistan sind, et tagantjärgi ma saan aru, et see on jube. Aga võib-olla sa oled olnud nagu siuke kirurg, et vahetevahel selleks, et midagi muutuks, peabki olema alguses valus, kui opereeritakse. Võib-olla nagu edaspidi ta suhtus Eesti moekunsti kriitilisemalt. Ei, no ma ei tea, kui eraldi võttes, ma ütlesin ka vist talle, eraldi võttes seal kleidil ei olnud häda midagi, aga ta lihtsalt ei sobinud sinna sellesse konteksti ja et see oli, ta ütles ise ka vist, et jah, et see vist ei olnud võib-olla kõige parem koht, kuhu sellega minna, aga see tegi talle haiget. Noh, et ikkagi ta ütles ka ausalt välja, ta ei öelnud, mina oleks võib-olla isegi öelnud, tead, no mis see vana asi, film peast välja. Jumal, ei, ma ei mäleta, mis kleit, mul ei tule meeldegi, ma oleks veel sellist bravuuri mänginud, ei, ta ütles, mul on see kleit alles, see on mul kapis, Koid ei ole seda läbi närinud. Aga välja ka ei ole võetud. Aga ta jah, ei kanna seda vist rohkem, ma ei tea, sellel ei olegi vahet, aga põhiline oli see, et ma sain andeks jälle. Sul on ikka hästi läinud jah, sest mulle meenub, et ma ei tea, mis põhjusel ta mulle kunagi intervjuu andis, see oli Kaane lugu Pere ajakirjas ja siis tal oli just esimene laps, paariaastane ja ma mäletan, et ilmselt intervjuusid oli olnud vähe ja kas Rõivase poliitkarjääri siis just algas, aga igal juhul seda intervjuud saati tükkideks ja avaldati nagu erinevates meediumites nagu tükkide kaupa ja sellest sai mingisugune täiesti omaette 3 peaga lohe, mis ei puutunud sellesse tervikusse absoluutselt, et noh, see oli nagu kurb ja veider ja siis ma mõtlesin, et huvitav, et noh, nagu Eestis on, sa kirjutad mingi olematu honorari eest kuhugi loo ja siis pärast näed, kuidas sellest töötlev tööstus teeb nagu seibe ja müüb neid mingi 2 kuud. Et noh, sellest on nagu alati kurb. Aga see aasimine on nagu õige meie poolt, ajakirjanike poolt, siis ma mäletan, et Luisal oli, Luisa, nüüd me ei taha rohkem su käest vabandust paluda. See ei ole pahatahtlik, mis ma praegu ütlen. Minu meelest just see, et peale lapse sündi aasiti ka ta keha kaalukaalal kõvasti. Ma ei mäleta, kas ma selles kambas olin. Jah, seda ma mäletan. Aga see oli ajakirjandusest, igalt poolt jooksis, tehti lugusid sellest. Ja siis, kui ta läks nagu ka, ta on ju osalenud ka minu meelest trialtonitel ja mingitel väga kiftidel spordiüritustel ja asjadel. Ja siis, kui ta läks neid tegema, siis aasiti veel topeltööd ja sellepärast, et ta oli nagu ülekaal. Nüüd ta läks siis veel sporti ka tegema umbes. See oli sellepärast. Ühesõnaga see virvar, et ma mõtlen, et kas me tohime nagu, et kui ma oleksin ma olen ajakirjanik või veebireporter või kas sellised asjad on ikkagi siis okei, täna võib-olla nii enam mitte, et tõesti keegi võtab kaalus juurde, et me teeme sellest eraldi nupu, et me räägime sellest eraldi, et see oleks nagu maailma kõige sellisene olulisem. Kui sa vaatad Soome või Briti tabloide, siis Eesti ajakirjandus on selle kõrval täiesti hambutu. Aga siin on lihtsalt... Ära ütle seda välja, jumala pärast. Ei, no, aga noh, vaadates tegelikult seda, et siin on nagu kohutav PR ja see kõik on nagu mingil määral siuke pehme kontrollitud ja nii edasi, et noh, vaata, mida nad praegu Keitiga teevad, eks ole, et noh, seal ei jää kivi peale ja noh, ma ei tea, kas see on hea ja õige ja avaliku elu tegelane peabki nagu selleks valmis olema, aga Eestis on lihtsalt nagu see asi, et järgmisel tänavanurgal sa jooksed sellele inimesele, kes sulle on puid alla pannud otsa ja siis sa pead kuidagi sellega toime tulema ja see karma on kõige keerulisem. Sa ei saa elada siin eebenipuust tornis, et see karma saab sind igal hetkel kätte. Just, ja sa ei tea, kes on kellegi tuttav ja sul võib tulevikus midagi endal vaja olla või see võib olla, kui su mingi sugulane on ju lõppkokkuvõttes tuleb välja, keda seal on siis aasitud, et selles mõttes on sul küll õigus jah, aga ma mõtlen jah, et kas nagu selliseid, no ma olen ise ka, praegu tuleb jälle meelde, läksin stuudios saatesse, siis see oligi ekstra saade tehtud sellest ülekaalulistest ja siis mittekaalulisest ja siis tehti vastandumine. Minu meelest oli TV3, eks ole, et kumb on siis õnnelikum. Noh, mina esindasin siis seda, et pitsvenike on nii tore ja siis
pisut korpulentsem naisterahvas, ka tore inimene, tema pidi siis väitma, temal on veel toredam elu. Siuke saade oli. Ja siis me seal vastamisi seal. Mina olen kõhnõnelik, mina olen paksõnelik ja siuke saade on. Tal oli mingisugune film vist ilmunud, ka väike lühifilm, dokumentaalfilm. Äkki see oli mingi kehapositiivsus ja mingi värk. Just. Ja siis me pidime nagu ikkagi... Lihtsalt, kas ma olin selle saate toimet? Et meid vastandati ikkagi, et et kumb on siis õnnelikum, et kas siis ülekaaluline inimene võib ka õnnelik olla. Ja siis minu asi oli siis tõestada, et see on täiesti ilmvõimatu. Et kurat on ikka nagu... Elu on seadnud sinu ette metsikuid karisid, milles sa oled pidanud välja ujuma. Aga samas valiti sind ju ka Teaduste Akadeemias ühte žüriisse, mis ajas inimestel eriti nagu kopsu üle maksa. Ajas või? Minu arvates küll. Ma pakun, et ma 10 naistelt kuulsin seda, kuidas on võimalik, mis mõttes Anu Saagim. Et see oli nende poolt väga kihvt samm. Ma olin tõesti elevil ja suured tänu Teaduste Akadeemias ma olin selliste inimeste kõrval ja sain oma arvamust avaldada ja rääkida. Ma mõtlesin, wow, ma olin tõesti humbled, ma olin väga alandlik seal. Räägi, mis see oli? Võib-olla kõik ei tea, mis see oli. See oli väga tore üritus, issa ma ei mäletagi, mis teemal see oli. See olid noored teadlased, hakatised, siis olid igasuguseid erinevaid põnevaid asju loonud ja välja mõelnud ja ellu toonud. Ja see oli selline põnev asi ja seal tuli kuidagi siis nagu ikka me ju võistleme omavahel või kõik inimesed võistlevad omavahel. Parimad projektid välja valida ja siis kõige-kõigemad ja siis võib-olla minu toomist sinna põhjendati sellega, et okei, kui kõik on nii akadeemilised seal ümberringi, siis minu vaatevinkel pidi olema, et okei, kui keegi seal mõtles välja, ma ei tea, mingi ökoloogilise süsteemi põllumajanduses, mul pole halli aimugi muidugi, et siis... Kui Anu saab aru. et siis, et kas see asi toimiks päriselt ka, et kas see on lihtsalt nagu seal kuskil laboratooriumites mõeldakse mingi imeasi välja, et kas ma kasutaksin ka näiteks seda, et kas ma saaksin nagu sellega hakkama või kas see üldse erutaks mind või kas on sellel mingit tulevikku. See oli väga põnev ja see oli minule väga hariv ja jällegi olen tänulik, et mulle anti selline võimalus ja mind usaldati ja põhiprofessor ise ütles, et me tahtsime tuua siia meie sellesse konservatiivsesse seltskonda natukene särtsu ja värvi ja et see saaks ka pisut tähelepanu ja mis oli väga õigesti mõeldud, et nii ta saigi, nagu sa näed, inimesed läksid kohe kettasse. Olid. Ja seda ma ei teadnud, et kettasse. Naised just, sest ma mäletan, et ma sattusin järgemööda mitmesse seltskonda. Kas sa tead? Ja ma ei tea, miks kõikidele mingi Teaduste Akadeemia žürii nagu kohutavalt korda läks, et mida võib ja mida ei või ja see kontekst oli nagu selline. Aga kui näiteks sina peaks hakkama mingis kõrgkoolis pidama loengut, mis distsipliini sa valiks ja millest sa räägiks? Ma olen käinud, mis ta nüüd meil on, siis ta ei ole enam pedagoogiline instituut. Tallinna Ülikool. Vabandust, näed, ma ei tea isegi, kus ma käisin. Tallinna Ülikoolis. Olen käinud rääkimas meediast ja üliõpilastele ja Eroliiv kutsus mind sinna. See on BFM suisa siis? Ja BFM ja rääkisin ja inimestel oli väga palju küsida ja uurida ja ma olen ju, tulen elust enesest, sest ma olen ju mõlemal pool rindejoont. Ma olen samal ajal kuulus ja samal ajal ma kriban teistest kuulsustest. Jah, minu arvates sa oled elule raamatu valmis kirjutanud, et kui sa seda justi tegid, siis põhimõtteliselt sa olid nagu ise nagu läbiv kangelane. Ma olin ise enda influencer, sest siis ei olnud ju veel Instagrami. Kas Facebook oli siis või? Ma isegi ei mäleta. Seal olid mingid muud asjad. Reit oli võib-olla. Ja mul oli selles reidis ma ei ole olnud, aga see oli minu Instagram. Just oli minu see peegeldus. et selles mõttes on põnev, aga ärge alahinnake inimesi, sest me ei saa ju olla kõikides valdkondades nagu pädev. Paremusest rääkimata. Ma võin olla omas nišis või paaris 3 asjas väga hea, nagu te teate, ilu, küsige mida iganes, une pealt vastan teile. Mitte ainult ilu. Ma arvan, et ikkagi ka kõik, mis puudutab nagu elukogemust, huumorit ja kõike muud sellist, et võib-olla
kõige suurem õpetus, mis sa inimestele annad, on see, et ärge hinnake raamatut kaane järgi. Just, nii. Ma ei mäleta, kuidas see inglise keeles oli. Aga ühesõnaga, et mingis valdkonnas on igaüks hea. Mina ei usu, et on olemas sellist inimest. Minu pärast ma võingi öelda, et mul on maailma kõige parem kuristaja näiteks. Või ma tean ühte naist, kes on asjade pakkija muuseas. Ta pakib asju nendesse autodesse, kolimis jah, nende firmadest, et kutsutakse kohale pakkija, kes paneb ilusasti kõik asjad niimoodi, kirjutab veel peale, teeb sealt pildid, asjad, kus, mis on ja väga stiilselt ja väga ilusalt, mis on ka väga esteetiline, kui sa jõuad uude kohta ja kui sa avad oma asju, siis tegelikult võtad sealt krõbisema paberi seest sealt oma kalli serviisi välja ja nii edasi. Ta on maailma parim pakkija. Aga miks ma ei või olla maailma kõige parem pakkija? Jah, see on suurepärane. Ma lihtsalt kadestasin teda, mõtlesin, milline selline inspireeriv ja samas selline nagu rahustav töö. Pakkimine on ju tore, eriti ta on enda jaoks selle ilusaks teinud. Ta paneb krabisevasse paberisse, vahel roosasse, vahel valgesse, vahel musta meeste puhul. Et ta on teinud sellest nagu loomingu. Ja see on, Kondo on sellest terveid raamatuid kirjutanud. Just, ma imetlen seda, et ükskõik millises pisiasjas sa võid olla alati kõige parem. Et kui sa juba selle asja oled ette võtnud, ma võin olla maailma parim küünlavalmistaja. No vaata nüüd meie neid küünlaid, mis siin on. Nad ei ole lihtsalt küünlaid, vaid inimene, sa näed, et ta on pannud oma südame sinna. Ta on mõelnud selle peale, ta on teinud, mis meil siin on? Küünlad. Ja, aga siin on igal ühel oma teema. After Eight, see on nagu see šokolaadmündiga. Just, ja ta päriselt ka lõhnab nagu šokolaadmündiga ja ta näeb ka välja nagu see šokolaadmündiga. Ja sobib minu kostüümiga suurepärane. Ja palun väga, et ei ole lihtsalt küünal, on vaarikas, on sirel, täielik kunst. Vaata neid šokolaade nüüd. See ei ole lihtsalt, et visati maasikast sinna šokolaadi sisse ja siis ja karpi. Ei, seal on ikka nikerdatud, ehk siis super šokolaadi kommide valmistaja. Kookidest ja nendest ma ei hakka seal rääkimagi. Et ükskõik, mida sa ka ei tee, sa oled ju küünetehnik. Küünetehnikut ei tohi ka alahinnata. Kui ta teeb oma tööd nagu kunsti, siis kõik kogu minu austus. Aga kui sulle öelda, et sa oled elukunstnik, kas sa solvuks selle peale? Siis tavaliselt öeldakse seda ju meeste kohta. Et kas sinu jaoks on elukunst, elamine kunst? Minu kohta on vist korduvalt öeldud elukunstnik. Aga kas see on nagu positiivne, negatiivne? Aga vaata, ma ei jõuagi selle mõtteni. Minu kohta öeldakse ka seltskonna daam. Mis sa mõtled, ma olen nüüd 10 aastat vähemalt ajakirjanduses olnud, ma ei tea. Vist täna enam ei panda artikli juurde või pildi allkirjaks või ükskõik. See oli ju kogu aeg seltskonna daam Anu Saagi. Ma mõtlen, millega sa assotsieerub mulle seltskonna daam? See on mingi siuke krinoliiniga tädi, kellel on küpar ja päevavarri. Ei, see on see päevaliblikas, kes elab ainult, lendleb ainult seltskonnast seltskonda ja elabki sellist liblika elu. Ja ometi ma käisin tööl, ma tegin tööd, teenisin ise oma leivalauale. Seltskonna daam on ikka see, kes ärkab hommikul kell 1. Just. Päeval. Ja alguses ma isegi sõdisin selle vastu, ütlesin seal paar korda, et minu meelest see on kuidagi kohatu. Ma mõtlesin, mis siis? Las ta siis olla, sest tõenäoliselt see inimene, kes neid pildi allkirju sinna kribab või siis minust mingi artikli ja kui ta saab sinna ära panna küpses eas vanem daam näiteks, siis ta saab ju orgasmi. Kujutad ette ja ma mõtlesin, et issand, kui tore või paneb seltskonna daam, siis mõtle, ta saab ju sellest sellise suure rahulduse ja tema päev on päästetud. Ja mina olen kellegi päästnud, sest ta on ise selline väike kärbes sumiseb seal kuskil klaasi põhjas. Ta ei saa kunagi mitte mingit tähelepanu ja kuidas ta seda tahaks. Aga ta on vähemalt mulle saanud ära panna. Bravuuritarile endale, mõtle, milline... Milline tiitel sulle endale siis tegelikult meeldiks või milline sulle sobiks? Et ei saa olla lihtsalt ju naine. Ei, aga ma olen ju, töötan ju saatejuhina täna. Ja. Et ma teen saateid, pange mulle saatejuht ja nüüd ongi viisakalt ikkagi küsitud,
et aga vahel ikka küsitakse, aga tuleb läheb. aga jah, ma olen selle teistpidi selle palli just keeranud, et ju see pakub kellelegi rahuldust, see teeb ta õnnelikuks ja siis rõõmustagem siis. See küpsuse jutt ajab mind ketta, sest ma mäletan oma vestlust, kui ma Vikerraadiosse tööle läksin, et me vajame siia nagu küpset inimest ja siis ma mõtlesin, mida nad selle all mõtlevad, ma hakkasin tundma ennast nagu õun, kes läheb kohe halvaks. Mingi selline küpsus, mis on aedades. Iga kord, kui ma kuulen enda kohta seda küpsuse sõna, siis tundub mulle nagu mingil määral nagu üleküpsenuna. Aga miks seda öeldakse ainult naiste kohta? Meeste kohta ei öelda küpsent ploom. Küpses mees hakkab kuidagi lõdvaks muutuma. Ja mehed on ju veel kuidagi, ma ei ütle ju ta kohta, et issand jumal, selline üleküpsed, tainast tehtud päts. Ma ei pane ju sellist tiitlit kellegile. Aga naiste puhul see on täiesti loomulik. Küpses eas naised. Nii et mõelge selle peale. Aga ärge võtke mitte ühtegi asja, mis teile tundub, et nagu natukene kriibib. Ärge võtke seda isiklikult. Jällegi, mõelge selle vaese inimese peale, kes selliseid sutsakaid teeb. Parem, kui tema peale ei mõtle. Ma arvan, temaga võiks ka samamoodi teha, nagu sa eelnevalt näitasid. Eelmise saates ma õpetasin, kusjuures, kuidas halvast lahti saada, vaadake eelmist saadet. Ja tuleb sellest lahti saada, siis ära visata. Just. Ja visualiseerida. Oluline on see, et sa paned selle, see ei ole lihtsalt, et ma siin niisama teen. Sa pead kõik need asjad, mis sul on võib-olla päeva jooksul kogunenud ja mis on sulle haiget teinud. Sa mõtled rahulikult, ma kohe vaatan neid, ma näen neid visuaalselt, panen nad siia. Mätsin, kui kamin veel põleb või midagi, siis ma viskan ta sinna ja läinud ta ongi. Ja see ongi tore ja siis saab alustada uut päeva täiesti algusest ja puhtalt lehelt. Just ja tehke teiega täpselt samamoodi, sest meie 24. podcast on jõudnud lõpuni ja meil on põhjust klaase kilistada, sest meil on läinud väga hästi. Mingu teil ka. Yeah, she's a super girl. Hea tüdruk. Supergirls